ja tere tulemast kuulama Kaasaegse nainese podcasti. Mina olen Annika Nilsson ja siin podcastis räägin enesearengust. Kuidas elada oma elu enda tingimustel ja täpselt nii, nagu sina tahad. Räägin natukene ka perest, lastest, paarisuhtest ja ka ettevõtlusest. Oma ettevõtlusega alustamisest ja selle kasvatamisest. Praegu mul on käimas kursus Make it happen. Tee ära midagi, mida sa oled edasi lükanud. Ja just sai teise nädala moodul tehtud. Ja nii äge on näha, kuidas inimesed postitavad oma kodutöösid, kuidas nad postitavad oma taipamisi, märkamisi, aga eelkõige, kuidas nad nagu julgelt võtavad 100% vastutuse oma enda elu eest. Panevad jalga CEO, tegevjuhi, püksid, seeliku, kleidi ja lihtsalt hakkavad rokkima. Ja teevad ära need asjad, mis nad teavad, et peavad ära tegema. Strateegia on olemas. Küsimus on lihtsalt pihta hakkamises ja ära tegemises. Ja seoses selle kursusega, siis mitu inimest on jaganud ka, et nad jõudsid sellele kursusele tänu sellele minu podcastile. Ja just nagu teemadega, mis on seoses minu 10 lisakiloga võitlemisega seoses. Nii et tänane podcast tuleb siis update sellest, et kuidas mul sel teekonnal on läinud, mis on minu viimase nädala taipamised selles valdkonnas. Sest siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. See on teekond. Ja ma lihtsalt jagan teekonda. Võib-olla mingid asjad, mida ma mitu kuud tagasi rääkisin, tänaseks päevaks mul on mingisugused teistsugused kogemused. Näen asju teistmoodi ja see on täiesti okei. Nii et, kui see teekond sind ei huvita, hüppa mõnele varasemale podcasti episoodile või siis jää kuulama, sest mõned õppetunnid on nagu rakendatav ka elus ja ettevõtluses. Ja võib-olla number 1 asi, mida siis kui alguses rääkida on see, et näete, ma olen tagasi kõndimas, et ma salvestan seda podcasti jälle jalutamas. Sellega oli niimoodi, et ma kõndisin. Et mul sõbrad tulid meile külla, nad mõlemad on olnud jooksuhundid ja siis see naisterahvas ütleb, et Annika, et kui sa ikkagi tahad nagu kaalust alla võtta, siis mine ja hakka ikka jooksma. Okei, nagu mitte mingit vaata scientific nagu proofi siin ei ole, lihtsalt keegi ütles sulle. Aga why not? Ja siis ma lisasin oma nädalasse sörkjooksu, nagu 30 minutit sörkjooksu. Et hakkame vaikselt minema. Alguses kas või 3 kilomeetrit 30 minutiga, mis on põhimõtteliselt mu kõndimistempo või natuke aeglasem. Nii et hakkame minema. Ja siis ma tegin seda. Ja siis oli see, et something is off, nagu midagi on paigast ära. Et esiteks seal oli muidugi pluss see, et kui sa oled 30 minutit jooksma, joostes kiiresti 30 minutiga tuleb palju samme. Kui me räägime kalorite kulutamisest, jooksune kulutab nii palju rohkem kaloreid, eks ju. Aga seal on miinuspool. Ma hakkasin tundma, et ma olen väsinud. Ma hakkasin tundma, et need eesmärgid, mis ma endale sajatsin, et raske on. Kuradi raske on. Ja siis nagu just, et tervislikumalt toituda, ehk teha paremaid toiduvalikuid ja raske on, sest sa oled väsinud. Aju töötab ka teistmoodi. Et kus kõik need nagu head benefitid siin on, et okei, mingi sammude number on nagu hea aga sa vaat kõik muu. Ja siis mul oli taipamine. Võib-olla sul on elus ka olnud, et sa teed mingeid asju ja
Ja kui sa lõpuks oma keha hakkad kuulama, siis sul tuleb see, et ahaa. Ja mu taipamine oli see, et jah, tore on need sammud ja jooksmine, aga kui ma jooksin, siis mu kõht oli pärast ju tühi. Ja siis on need, inglise keeles on selline nagu cravings, aga isud mingite asjade järgi, olid näljane ja siis kui parasjagu ei olnud kodus mingeid asju, siis tegidki ebasobivaid nagu toitumisvalikuid ja see kõik oli selline allakäiguspiraal, et ühest otsusest, ühest teost hakkas kõik muu ka alla mäge minema. Kuid eelkõige oligi see, et ma nagu käisin jooksmas. See lihtsalt ei sobinud mulle, sest et tänasel päeval, jah, ta võib-olla tulevikus, ma ei ütle, et ma jooksmise tagasi sõnan, tore oli, eks. Või lõpuks ei olnud, see oli ka teine asi, et see, eks ju, stressi ja hormoonist olen vahepeal rääkinud kortisoolist, et kui me sunnime tegema asju, mida me teha ei taha, siis see stressihormoon ei ole hea asi. Et pead nautima. Ja just kõik nende isude, väsimuse, enda sundimise tõttu ma olen täna tagasi siin, et minu päevakavas on, isegi ta ei ole päevakavas, see on lihtsalt osa minu päevast, on kõndimine. Ja ma ei ole nagu super obsessed, et 10 000 sammu peaks päevas olema, aga kui ma nüüd vaatasin oma oktoobri sammude ülevaadet, sest peaaegu kuu lõpp on, ma olen pea igal tööpäeval selle eesmärgi täitnud, nädalavahetused on kõik seal kuskil 5-6 000 juures, kuidagi rahulikumad olnud. Aga jaa, tööpäevadel lihtsalt autot ei kasuta ma peaaegu üldse, see seisab mul lihtsalt hoovis. Et kui ma arvastasin seda kord kuus kuhugi pesulasse viia, siis praegu mul on niimoodi, et mõni nädal ma ei ole autot hoovist liigutanudki, et pole kasutanudki seda, et püsib ilusasti puhas ja korras. Tuleb puhastusse viia vähem. Et jaa, lihtsalt teadlik tegutsemine ja mõtteviis. Ja siis ongi, et number 2 ongi see data, mis sa kogud, eks ju. Et mina vaata lihtsalt numbreid, et mis töötab su jaoks ja mis ei tööta. Ja see sammude asi oli nagu äge. Novembrist ma arvan, ma tõstan oma eesmärgi 10 000-lt 11 000 peale. Ma arvan, 12 000 on natukene stretch. Aga võib-olla ma tõstan, mul on veel 2 päeva aega, võib-olla ma tõstan 12 000 peale. Asjad ei peagi ju nagu olema nii easy, vaid natukene pingutust ja et lihtsalt jalutan. Siis jalutamise koha pealt, et okei, väga hea on podcasti salvestada, kui ma ei ole kuskil sõidutee ääres. Ma olen siin Männi metsas. Aga ikkagi pea saab nii palju selgemaks. Ma ei tea, joostes ei olnud seda efekti. Võib-olla jooksuringid olid natuke lühemad. Ja ma ei tea, tempo veidi kiirem ja kõik. Ja siis need mõtted, mis sul peas jooksid, olid ka veidi kiiremad. Aga jalutades sa võtad selle tempo maha ja sa suudad nagu sügavamale minna oma mõtetega. Et see oli ka üks asi, mis ma hakkasin taga igatsema, seda värskust. Et kui ma olen rääkinud sellest tugev ajust, sest ma ei tea, jooks ei töötanud mulle nii. Et vot. Ja siis seoses selle kõige väsimuse muude asjadega ma lisasin oma trennipäevadele ka praegu vitamiine. Et ma võtan magneesiumit vist mingi erinevate B-vitamiinidega. Toitumisnõustajaga analüüsis, pidasime seal nõu, et on mingid erinevaid vitamiine, mis võiks sinna lisada, et kui sa hakkad trenni tegema. Aga praegu on ainult see magneesium D-vitamiiniga ja siis tähendab magneesium B-vitamiinidega ja D-vitamiini siis ka. Et ma praegu toidulisandite koha pealt ja vitamiinidest ei võta midagi muud. Aga seal on ka
vaatame enesetunnet, datat, eks ju. Ja siis saab lisada sinna vajadusel, ma ei tea, mis seal oli, kaltsium ja mida rauda rääkis, eks ju, kui on menstruatsiooni aeg ja mingid sellised asjad, et organism oleks ka hästi varustatud. Vot, see oli number 1 asi, et ma proovisin jooksmist. Ei töötanud minu jaoks praegu. Tulin tagasi kõndimise peale. Siis number 2. Nagu tohutu suur taipamine on see, et tead, kõik on meie kupli all. Kõik on sinu peas. Et ülekaal, rasvavoldid sinu keha peal. See on puhas mindseti, mõtteviisi küsimus. Mitte midagi muud. Nothing else. Et vahel võib-olla sa leiad ennast nagu kuulamas seda, et okei, aga minu keskkond eriti ei toeta seda, et ma kuidagi hästi tervislikult toituksin ja saaksin piisavalt liigutada oma keha. Bullshit! Kuule, vaata peeglisse. Ilmselt, kui sa kuuled, sa oled seda podcasti, siis sa oled täiskasvanud inimene. Täiskasvanud inimene! Sul on oma elu. Ja sa täiesti 100% oled vastutav selle eest, mis on sinu keskkond. Kes on need inimesed sinu ümber? Ise valid ju. Mis sul kapis on? Nagu, et kui me räägime, ma ei tea, magusast näkkimisest või igasugune rämpstoit. Come on, vaata peeglisse, sina tood need asjad koju. Okei, võib-olla saab elukaaslane, aga vaadake siis koos peeglisse. Ja ta võib tuua koju, aga sina oled ju see, kes paki lahti teeb ja selle söögi endale suhu paneb. Paneb õhtul lapsed magama, need minuga olin, panin õhtul lapsed magama. Läksin, tegin sügav külmaiku ukse lahti. Saaks nüüd jäätis süüa. Vaata peeglisse, 100% sinu enda peas olev asi. Ja mitte keegi teine ei vastuta selle eest, et sa selle külmkapi ukse või snäki ukse lahti teed ja selle söögi endale suhu paned. Ise paned ju, keegi ei topi seda sulle kurgust alla. Või siis veel üks populaarne asi, et mingisugune meedia, postitused, asjad tahavad, et tee geeniteste. Et vaata, mis toite sa ei talu ja võib-olla sa geenid ütlevad sulle, et sul ongi kalduvus ülekaalulisusele. Et kuule, vaata oma ema või õde või vanaema, et nad on ka ülekaalulised. Et sul on ikka sitad geenid. Et terve ja tugev keha ei ole nagu sinu jaoks. Come on. Ise ka usud seda või? Need on need mingid mõtted ja jutud, mis me omale pähe paneme. Ise valid ju. Ei. Sina saad otsustada, et sa oled väärt tervet ja tugevat keha. Et sa 90-selt ei vaja, 70-selt, 90-selt. Mul on nüüd vaja tooli peale istuda. Mul on nii raske, keha on nii valus. Ma ei saa nüüd püsti. Kui sul on tugev, terve keha. Sa oled 70-selt, 90-selt nagu 40-ne. Tegelikult ka, meie lihased on imelised. Aga see selleks, ühesõnaga, see on see jutt, mis endale pähe paned, et mul on sitad geenid. Bullshit. Mine ei hakka liigutama ennast ja tee paremaid toitumisvalikuid. Otsusta, et sa teed midagi teistmoodi. Või siis, et mul on olnud 5 rasedust ja 3 sünnitust, et see laste saamine on ikka selline asi, et no see ikka keerab su keha tuksi. Et siin ei ole midagi teha. Vaata, mis sa jälle endale räägid. Nagu vaata peeglisse. Kõik algab meie peast, meie mõtteviisist. Kui ma ütlen endale neid lauseid, kui sina ütled endale neid lauseid, siis
ongi väga ebarealistlik tulemusi saavutada. Sa pead võtma vastutuse oma elu eest ise endale. Ja sa pead võtma vastutuse ka selle jutu eest, mida sa oma sinna kahe kõrva vahele lased. Sest tegelikult meil on nii palju asju, mis me oma elus kontrollida saame. Ja meie mõtteviis on nagu peamine asi. Ja see ongi olnud võib-olla minu viimaste nädalate nagu suurim taipamine. Et asi ei ole mingites fancydes toitumiskavades või supertreenides. Loomulikult, jaa, need treenerid ja see nõu ja kõik see on väga, väga vajalik olnud. Aga tulemused, edasiminek, momentumi hoidmine, see on see, mis mul siin kahe kõrva vahel toimub. Mis see minu mõtteviis on? Mis on need lood, mida ma endale räägin? Piiravad uskused, mis tagasi hoiavad mind. Ja see mõtteviisiga töö, see ei ole nii, et sa homme, täna mingi teadvustad neid asju endale ja siis homme hommikul ärkad ülesse. Kõik on nüüd korras, parandatud, plaaster on peale pandud. Ma näen maailma hoopis läbi roosade prillide ja kõik on teistmoodi ja kõik on hästi. No ei ole nii. Meie mõtteviisiga töötamine on veits nagu, ma ei tea, kapsa lahti tegemine või. Et kõigepealt sul kerkib esile nagu mingisugune ühed asjad, millega sa pead tegelema. Ja sa tegeled nende asjadega. Mina väga sügavamale ei saavita minna, kui vaja on. Lihtsalt, et parasjagu nii palju, kui on vaja tegeleda nende mõtteviisidega. Sina aga astud iga päev väikeseid samme edasi. Ja siis mõne aja pärast tekib mingisugune uus asi, mis sul seal mõtteviisis esile kerkib. Ja siis sa tegeled selle uue asjaga, sellel uuel tasandil. Ja siis jälle iga päev väikeste sammudega edasi. Motivatsioon on raske. Momentum on kerge. Iga päev väikeste sammudega liigud edasi. Et kui ma seda teekonda alustasin, loomulikult inimesed mõtlevad, vaata meeglise 4 nädalaga on 4 kilo, varsti kõik 10 kilo läinud, super hästi. No tegelikult ei ole nii. Kui sa tahad nagu luua sellist elu, mis on jätkusuutlik ja mis kannab siin nagu kogu ülejäänud elu. Me ei räägi mingist lühiajalisest eesmärgist, me räägime sinu elust, vaata. Nagu pikaajalisest elust. Siis lihtsalt ei ole see, et sa mõne kuu jälgid mingit toitumiskava ja teed mingi supertrenni, aga siis kui see motivatsioonilaks saab otsa, siis sa oled tagasi vanade harjumuste juures. Sest sa ei ole muutnud seda, mis sul seal kupli all toimub. Sinu mõtteviis on ikka sama. Sa langedki tagasi nende vanade harjumuste juurde. Ja ei, see ei olegi lihtne. Või kerguse ja vooga ja lihtsusega. Tead on küll, kui sa ikka võtad selle 100% oma vastutuseks. Jah, sul tuleb mingisuguseid mägesid ette ja mingi telliskivi seinasid ette, aga sa lihtsalt, sa oled läbi neist. Sest su mõtteviis on paigas ja sa tead, kuhu sa jõuda tahad. Ja sa kasutad abi. Sa ei pea üksi seda ju tegema. Sa oled täiskasvanud inimene, sa saad vastutada selle keskkonna eest, kus sa viibid. Mõtle siis sinna keskkonda need inimesed, kes aitavad sulle eesmärkidele ja lähemale jõuda. Väga lihtne. Nii lihtne. Ühesõnaga, ja kaalunumbrist rääkides, eelmise nädal nägin treenis ühte tuttavat, küsis, et palju sa šala võtad, siis mõtlesin, et tead, eks ma alustasin seal septembri alguses treenidega, ma olen 2 kilo alla võtnud. Kaalunumber on 2 kilo kergem. 2 kilo. Tegelikult on isegi alla 2 kilo. Ja teate mis? Ma ei stressa selle pärast. Sa mõtled, et issand jumal, 2 kuud oled peaaegu teinud asju ja september, oktoober. Ja mis asja, numbrid ei olegi sellised nagu mingi müstilised, et võiks ju 2 kilo nädal, see tähendab 2 kilo kuus alla võtta, et 0,5 kilo nädalas või midagi. Aga teate mis? See on ka jälle mõtteviisi teema, et kui ma alustasin, siis oligi see kaalunumber oli ju nii minu fookus või kuidagi, et ma tundsin halvasti kaalunumbri pärast, eks ju.
kus kõik see lisarasv mul siin ümber keha, mis oli. Aga täna mul on suva sellest kaalunumbrist. Ma püüan niimoodi, et ma vahepeal ja siis, kui ma olin väsinud ja siis seda jooksmist ja kõike halvasti tegin, siis ma hakkasin ennast jälle mingi umbes igapäevaselt kaaluma ja siis mulle tuli veel seda rohkem stressihormooni, et see kaal ei liigu ja siis mul on jälle niimoodi, et ei, ma olen pannud paika, et ma kaalun ennast mingi iga teisipäeva hommik ja see that's it. Ja tegelikult mul on jumal suva, aga mu kaal lihtsalt arvutab seal seda lihakoostist, vaata, et palju sul seal lihast ja rasva ka on ja siis need on numbrid ägedad ja siis ta arvutab mulle mu health score'i ja mingeid asju, et siis ma lihtsalt selle pärast natukene tahan, et regulaarselt tuleks mingid datat. Aga jumal suva. Selle pärast on suva, et kui ma peegli ette lähen, need kleidid, mis 2 kuud tagasi mulle pigistas, ma mõtlesin, ma pean terve oma garderoobi varsti välja vahetama, sest miski ei lähe selga enam. Need langevad mu ilusasti. See trenni bluus, millega ma nüüd 2 kuud olen põhimõtteliselt kogu aeg trennis käinud. Selleks trenni minnes, see oli mul ikkagi päris ümber, siit rindade juurest oli ümber ja kõhu juurest oli ümber ja esmaspäeval panin ta selga. Tegelikult mul praegu täna hommikul panin ka selga sellepärast, et ma lähengi trenni, ma nüüd teen soojendust kõndides. ja need langevad ilusasti. Seal on palju vaba ruumi. Nii et see number, mis mul seal kaalu peal on, jumala suva. Oluline on see, kuidas ma ennast tunnen, mis mulle peeglist vastu vaatab. Ja just see nagu see lihaste tugevuse olulisus. Et kui oluline on terveks, ägedaks eluks see, et meie lihased oleksid tugevad. Nii et täiega sellised viimase aja mõtted minu kaaluteekonnalt, et kõik hakkab sinu peast ja siis liigume edasi. Nii et kui see on midagi, mida sa oled edasi lükanud, hakka pihta, tee ära. Väikeste sammudega. Tegele oma mõtteviisiga. Ja siis ühel hetkel need tulemused tulevad. See ei ole sprint, see on maraton. Ja võib-olla üks mõte veel lõppu on see, et ei loe see, kuidas sa alustad, vaid see, kuidas sa lõpetad. Et algus võibki olla nagu super aeglane, slow, sa oled nagu mingi tigu, kes rooma, midagi nagu ei toimu. Aga sa paned selle efforti iga päev järjekindlalt nendesse eesmärkidesse, tulemustesse, tegudesse, siis see hakkab liikuma. Nagu suur rong ei liigu paigalt, pannes sisse kohe maksimumkäigu. Ei, ta läheb aeglaselt, rahulikult, tasapisi kiirendab ja kiirendab. Või suur reka, ta ei pane ka maksimumkäiku sisse, vaid ka alustab esimese käiguga. Tasapisi liigub, saab momentumi sisse, hoo sisse ja siis vuriseb seal raudtee peal või maantee peal. Täpselt samamoodi sinu asjadega, make it happen, kui sinu tugev ja terve keha on sinu jaoks oluline. See on ka üks asja, mis ma muutsin nagu oma eesmärkidest. Mul enne oli, et pärimas füüsilises vaimses vormis oli ja siis mul oli see oli seotud ka mingi konkreetse kaalunumbriga. It doesn't make sense. Nagu, et selles mõttes, et see ei loe enam. Minu jaoks on oluline see, mina olen väärt tervet ja tugevat keha. Ja ma olen järjekindel, astun iga päev samme selles suunas ilma igasuguste vabandusteta. Nii et järgmine samm on mul ka mõelda, kuidas ma oma nädalavahetused saaksin veidi aktiivsemaks, kui need parasjagu pole. Nii mõnus on kuidagi rahulikult olla. Aga see on jälle see lugu, mida ma oma peas endale räägin. Uus kiht, millega ma saan tegutseda. Nii et, selline mõte sulle, nii et
make it happen. Tšau!